kõik arvavad, et Warren Buffett müüb Apple'i aktsiaid, et vältida võimaliku 21% suurust kapitalikasumi maksutõusu. Kuid see ei sobi tema varasema käitumisega. Buffett on alati olnud pikaajaline investor. Ta ei müü paanikas. Midagi muud ajendab seda. Ta on kogunud sularaha ja suunanud suuri summasid lühiajalistesse USA riigikassa väärtpaberitesse, sellises mahus, mida tema portfellis harva näeb. Selline käik ilmneb tavaliselt siis, kui majanduses hakkavad tekkima mõrad enne, kui need nähtavaks saavad. Sest kui Buffett enam ei hoia, ei reageeri ta pealkirjadele. Ta reageerib sellele, mis järgmisena tulemas on. 2026 aasta esimese kvartali lõpuks hoidis Warren Buffetti valdusettevõte Berkshire Hathaway rekordkogust sularaha. See summa ulatus $397,4 miljardi, mitte aktsiad, mitte ettevõtted, vaid lihtsalt sularaha ja riigi väärtpaberid, mis ei tee muud kui ootavad. Et mõista selle ulatust, on see suurem kui selliste riikide nagu Soome, Portugal või Tšiili aastane toodang. Isegi eraldiseisvana konkureerib see paljude maailma suurimate ettevõtete väärtusega. Ja see ei ilmunud ootamatult. Aastatel 2023-2024 müüs Berkshire aktsiaid netosummas $172,9 miljardit. Neist umbes $134 miljardit ainult 2024 aastal. See oli ettevõtte ajaloos suurim müük. Kui turud püstitasid uusi rekordeid, tegi Buffett vastupidist. Ta müüs aktsiaid kvartal kvartali järel ja müük ei lakanudki. 2026 aasta esimeses kvartalis müüs ettevõte veel netosummas $8,1 miljardit. Pärast 2022 aasta karuturu ei pidanud järgmised 2 aastat olema hirmutavad. 2023 ja 2024 aastast said Ühendriikide aktsiate jaoks viimaste aastakümnete ühed tugevaimad aastad. Turud tõusid, portfellid taastusid ja paljude inimeste jaoks tundus, et ainus viga oli turult eemal olemine. Ja just selle kõige keskel kasvatas Buffett oma reservi. Tema rahavaru enam kui kahekordistus. Inimesed oleksid pidanud sellele tähelepanu pöörama. Iga ärisaade televisioonis nimetab seda nutikaks maksude planeerimiseks. Ettevaatlik mees, kes kärbib oma maksuarvet enne, kui määrad tõusevad, kuid see on vastuolus Buffetti senise käitumisega. 1986 aastal pidi ettevõtte tulumaksumäär tõusma 28%-lt 34%-le. Kui maksud oleksid kunagi tema otsuseid mõjutanud, oleks see pidanud põhjustama suure müügi. Selle asemel jättis ta oma põhiinvesteeringud puutumata. 60 aasta jooksul on ta varandusi kogunud paigal püsides. Maksureeglid pole teda kunagi sundinud loobuma aktsiast, millesse ta uskus. Buffett on öelnud, et tema lemmikhoidmisperiood on igavesti. Tema jaoks on parim aeg suurepärasest ettevõttest loobumiseks peaaegu mitte kunagi. Coca-Cola on selle tõestus. Ta on seda hoidnud aastakümneid, olles selle lainel nii tõusude kui mõõnade ajal. Ta pole seda kordagi müünud, isegi mitte maksuarve vältimiseks. Nii et me peaksime uskuma, et ta müüs oma Apple'i aktsiad lihtsalt selleks, et maksuvormil paar senti säästa. Buffett ei kärpinud lihtsalt oma portfelli. Ta vähendas oma Apple'i positsiooni, mis moodustas peaaegu poole Berkshire'i aktsiaportfellist umbes 5%. Siis tegi ta midagi veelgi üllatavamat. 1. jaanuaril 2026 astus ta tagasi Berkshire Hathaway juhina ja andis igapäevase juhtimise üle Greg Abelile, jäädes ise esimeheks. Ajastus oli oluline. Raha reserve oli juba kogutud ja suuremad müügid oli toimunud enne üleminekut. Ja Abeli esimene samm uue juhina, ta jätkas müümist. Midagi ei muutunud. Mida näeb Buffett silmapiiril, mida ülejäänud meist ei näe? Buffetti karjääris oli vaid paar hetke, kus ta astus aktsiatest peaaegu täielikult tagasi. Üks neist oli 1969 aastal. Turud olid kuumad, mida vedasid hiljem Nifty 50-ks nimetatud aktsiad. Need olid kõrgelennulised nimed nagu Polaroid, Xerox ja Avon, mida investorid pidasid kindlateks võitjateks. Buffett vaatas suuremat pilti ja otsustas, et pole enam midagi, mida tasuks osta. Nii tegi ta midagi mõeldamatut. Ta sulges oma investeerimispartnerluse ja andis raha oma investoritele tagasi. Ta lihtsalt lahkus. See, mis järgnes, tõestas, et tal oli õigus. 1973 aastaks oli see mull lõhkenud ja karm karuturg pühkis aastatepikkused kasumid minema. Suured nimed said rängalt lüüa. Polaroidi aktsia kukkus oma tipust umbes 91%. Avoni aktsia langes umbes 86% ja Xerox kukkus peaaegu 71%. Need polnud tundmatud ega madala kvaliteediga ettevõtted. Need olid tol ajal ühe turu kõige lugupeetumad nimed. Suurepärane ettevõte ei tähenda alati suurepärast aktsiat. Buffett mõistis seda aastaid enne kõiki teisi. 30 aastat hiljem tegi ta sama asja pehmema versiooni. 1999 aastal oli dotcomi maania täies hoos. Ettevõtteid, millel polnud kasumit, hinnati miljarditesse. Pets.com sai tuntuks pigem oma reklaamide kui ärimudeli poolest.
kui turg tähistas uut ajastut, astus Buffett avalikult vastu, hoiatades, et spekulatsioonile rajatud tootlus ei kesta. Ta ei läinud selle eufooriaga kaasa. Ta uskus, et turg on nii kõrgeks hinnatud, et tootlus jääb aastateks kiduraks. Mõni kuu hiljem algas Nasdaqi langus, mis kustutas umbes 3/4 selle väärtusest. Bets.com kukkus otse nulli. Microsofti aktsia langes aastaga 50%, tagasijõudmiseks kulus 17 pikka aastat. Intelil läks veelgi halvemini. Mis neid kahte hetke seob, ei ole õnn. Kui ta 1969 aastal kõrval astus, oli tema põhjendus lihtne. Ta ei leidnud midagi, mida tasuks mõistliku hinnaga osta. Ta ei ennustanud krahhi. Ta lihtsalt nägi lõhet selle vahel, mida ettevõtted väärt olid ja selle vahel, mida inimesed maksid. Ta ei ennusta tormi. Ta lihtsalt vaatab hinna ja väärtuse vahelist lõhet ning astub kõrval ainult siis, kui see lõhe muutub liiga suureks. 2 väljumist, 2 hetke, mil ta taandus. See on midagi, mida ta on peaaegu kunagi teinud. Võta nüüd selle kõrvale ka 2026. aasta algus USA aktsiaturu koguväärtus võrreldes reaalse majandusega on taas ajalooliselt kõrgel tasemel. Mõnede näitajate järgi vastab see varasematele tippudele, teiste järgi ületab neid. Buffettil on sellele isegi nimi. Buffetti indikaator. See võrdleb kõigi aktsiate väärtust majanduse suurusega. Ta ütleb, et kui ohupiir läheneb 200%-le, mängid sa tulega. See jõudis sellele tasemele 1999 aastal, vahetult enne krahhi. 2026 aasta alguses on see seal tagasi. Turu on nüüd vallutanud käputäis tehnoloogiahiide, keda tuntakse kui 7 suurepärast. Need on Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta ja Tesla. Mõnikord on need 7 nime moodustanud koguni kolmandiku kogu SP500-st. Selline koondumine tähendab, et väike hulk aktsiaid teeb suure osa turu raskest tööst ära. Sarnane muster oli ka 1969 aastal Nifty 50 ajastul. Buffetti jaoks on see vähem ennustamine ja rohkem äratundmine. Sest kui sama struktuur ilmub uuesti, siis tavaliselt pole see juhuslik. Aastaid oli Apple Buffetti puutumatu lemmik. Ainus tehnoloogiaettevõte, millest ta ütles, et ta tõesti aru saab. Siis ta kärpis seda järsult. Aastatel 2022 kuni 2024 kasvasid Apple'i müüginumbrid umbes 1,5% aastas. Edukas ettevõte, kindlasti, aga mitte kiiresti kasvav. Samal ajal aktsiahind aina tõusis. 2024 aastaks maksid investorid ettevõtte aktsiate eest rohkem kui 30-kordset aastakasumit. Aktsiahind kasvas märkimisväärselt kiiremini kui ettevõtte tegelik äritegevus. Apple'i kasv kiirenes hiljem taas, kui uued iPhone'i mudelid tõstsid müüki 2025 ja 2026 aastal. Aga ajastus on ülioluline. Selleks ajaks, kui kasv tagasi tuli, oli hind juba kaugele ette jõudnud. Just seda Warren Buffett otsibki. Ta teab paremini kui peaaegu keegi teine, mis edasi juhtub. Suurepärane ettevõte võib jätkata edukalt, kasvatades igal aastal kasumit, kuid aktsiahind võib ikkagi kokku kukkuda. Miks? Sest hind toetus tulevikulootustele, mis kunagi ei täitunud. Ta ei müünud sellepärast, et Apple oleks halb ettevõte. Ta müüs, sest aktsia ja ettevõte rääkisid 2 erinevat lugu. Mingil hetkel pidi Buffett otsustama, kumba ta usub. Kuid Apple polnud ainus. Suurimad tehnoloogiafirmad investeerisid 2024 aastal tehisintellekti varustusse üle $200 miljardi. Microsoft, Google, Amazon ja Meta olid eesotsas, ehitades andmekeskusi ja ostes Nvidialt mägede viisi kiipe. See oli kulutuste võidurelvastumine, mida harva nähakse. Aga tasuvus, tegelik kasum, mis AI toodetest tagasi voolab. Goldman Sachs uuris seda põhjalikult ja leidis, et see on valusalt õhuke. OpenAI on tehisintellekti buumi musternäide. Maailm kohtab seda kui rahamasinat, kuid selle enda numbrid räägivad tumedamat lugu. See teenib küll miljardeid müügist, kuid kaotab palju rohkem kui teenib. Iga teenitud dollari kohta kulutab see $1.25. Ja raha liigub nende hiiglaste vahel kummalises ringis. Nvidia investeerib miljardeid OpenAI-sse. Seejärel kulutab OpenAI selle raha Nvidia kiipide ostmiseks. Microsoft annab samuti OpenAI-le miljardeid, kuid osa sellest tuleb krediidina Microsofti enda pilveteenuse jaoks. Raha lahkub ühest taskust ja jõuab kohe tagasi teise. Ükski sellest ei nõua tegelikku välist klienti, et kasumit teenida. Raha liigub lihtsalt ühelt hiiglaselt teisele. See näib nagu edukas äriline ökosüsteem. Tegelikult on see lihtsalt suletud ring ettevõtetest, kes maksavad üksteisele. 1990-ndate lõpus paigaldati dotcom-buumi ajal üle kogu riigi tohutul hulgal fiiberoptilisi kaableid. Ettevõtted panustasid sellele, et interneti nõudlus plahvatab üleöö. Seda ei juhtunud, vähemalt mitte piisavalt kiiresti.
enamik sellest kaablist seisis aastaid kasutamata ja ettevõtted, kes selle paigaldasid, läksid pankrotti. Buffetti hiline äripartner Charlie Munger ütles peaaegu sama asja tehisintellekti hulluse kohta enne oma surma. Oma viimastes intervjuudes kritiseeris ta seda haipi teravalt, nimetades seda hullumeelseks ja võrreldes metsikute krüptopanustega. Ta veetis oma viimased päevad, hoiatades kõiki, kes olid valmis kuulama. Tehnoloogiamaailm veab taas kasutamata kaablit lihtsalt kiiremini, mis seekord pistiku seinast tõmbab. Hoiatusmärgid ei olnud kunagi aktsiaturul. Need olid tööturul ja Buffetti müük langes sellega peaaegu ideaalselt kokku. Claudia Somm, endine Föderaalreservi majandusteadlane, töötas välja ühe lihtsaima majanduslanguse hoiatussüsteemi, mis kunagi loodud. See jälgib ainult ühte asja, töötust. Täpsemalt otsib see väga kindlat muutust töötuse määras, mis on usaldusväärselt ilmenud siis, kui majandus hakkab allamäge minema. Reegel on lihtne. See jälgib töötuse 3-kuulist keskmist ja võrdleb seda viimase aasta madalaima tasemega. Kui keskmine tõuseb 0,5 punkti võrra üle madalaima taseme, ütleb ajalugu, et majanduslangus on tõenäoliselt juba alanud. 11 majanduslangusest alates 1950. aastast on see hoiatus kõigil kordadel käivitunud. 2024 aasta augustis ületas hoiatus taas oma piiri. Näitaja tõusis 0,53 punkti üle madalaima taseme. Buffetti kõige suurem Apple'i ja Bank of America aktsiate müük ei toimunud täpselt samal ajal. Ta vähendas oma Apple'i osalust peaaegu 50% võrra 2024 aasta aprillist juunini. Bank of America aktsiate müük järgnes juulist septembrini, kui punane joon ületati. Just sel hetkel suundus kõige ettevaatlikum investor elus väljapääsu poole. Sama tööhõivehäire kõlas uuesti 2001. aastal, 16 kuud pärast seda, kui dotcomi mull 2000 aastal lõhkes. See kõlas uuesti mitu kuud pärast suurkrahhi 2008. aastal ja veel kord pärast 2020. aasta šokki. Iga kord, kui see kõlas enne kui ametlikud numbrid järele jõudsid, võivad aktsiahinnad aastaid tegelikkusest lahus olla. Need võivad tõusta optimismi, hoogu ja usku, et homne on parem kui tänane najal. Tööhõive on aga teistsugune. Hetkel, kui päris ettevõtted hakkavad päris töökohti kärpima, on midagi pinnal katki läinud. Sommi reegel käivitati 2024 aastal, kuid majanduslangus, mida kõik ootasid, ei saabunudki täielikult. Selle asemel alandas Föderaalreserv intressimäärasid, töölevõtmine stabiliseerus ja majandus suutis saavutada midagi pehmele maandumisele lähedasemat. 2026 aasta alguseks oli näitaja taas normaalsetele tasemetele lähenenud. Isegi Somme hoiatas, et seda ei tohiks võtta kui kristallkuuli. Ta väitis, et pandeemia järgne tööturg oli piisavalt ebatavaline, et see ei pruugi järgida varasemate tsüklite mustreid. Kui see oleks olnud vaid lühiajaline majanduslanguse panus, oleks see olnud tema võimalus uuesti turule siseneda. Ta oleks võinud tunnistada, et tema ajastus oli liiga varajane ja turule tagasi investeerinud, mis tõestas, et tal polnud õigus. Selle asemel tegi ta vastupidi. Berkshire Hathaway rahavarud kasvasid oma ajaloos suurimaks kaua pärast seda, kui hirm oli väidetavalt möödas. Ja see ütleb palju. Turg käitus nii, nagu oleks oht möödas. Buffett käitus nii, nagu poleks see veel kohale jõudnud. Buffettil pidi olema püha side Bank of Americaga. 2011 aastal oli see asutus raskustes. Buffett tuli appi $5 miljardi suuruse päästerahaga ja avaliku usaldusavaldusega. See samm stabiliseeris kogu panga. Ta oli nende valge rüütel. Ta hakkas oma osalust müüma 2024 aasta juulis ja jätkas selle vähendamist kuni 2026 aastani. Panga aruannetes on peidetud vara nimega lunastustähtajani hoitavad võlakirjad. Pank ostis need kokku ajal, kui intressimäärad oli peaaegu nullis, plaanides neid aastaid hoida. Siis tõusid intressimäärad järsult ja kõigi nende vanade madala intressiga võlakirjade turuväärtus kukkus kokku. Kahju oli tohutu. 2023 aastaks oli Bank of Americail üle $100 miljardi ulatuses paberil kahjumeid. Tipul ületas see $130 miljardit. Kujuta ette, et ostad maja kinnisvaramulli tipus ja võtad odava laenu. Siis intressimäärad kahekordistuvad ja kinnisvaraturg kukub kokku. Sinu kodu väärtus on järsku palju väiksem kui see, mille eest maksid. Sa ei saa müüa. Müümine tähendaks suurt kahjumit, mis hävitaks su rahaliselt. Nii et sa üritad lihtsalt oodata. Sa hoiad asja, mis vaikselt kaotab väärtust ja loodad, et turg taastub enne. See ongi tähtajani hoidmise lõks. See $100 miljardi suurune must auk oli peaaegu 7 korda suurem kui kahjum, mis 2023 aastal Silicon Valley Banki hävitas. See pank kadus mõne päevaga. Hetkel, kui hoiustajad mõistsid ohtu, ei kadunud surve Bank of America vastu. See jäi püsima. See ei mõjuta ainult ühte panka, see on oht kogu süsteemile.
peaaegu kõik suured Ameerika laenuandjad ostsid odava raha aastatel samu madala intressiga võlakirju. Ka JP Morgan tegi seda. Samuti tegid seda regionaalsed pangad. Ja nüüd istuvad nad kõik samade varjatud kahjumite otsas. Iseenesest pole see kahjum surmav. Pank võib lihtsalt oodata, kuni võlakirjad aeguvad ja saada nende täisväärtuse kätte. Probleem on selles, et pangad ei kontrolli, millal hoiustajad oma raha tagasi küsivad. Ja kui väljamaksed hakkavad kuhjuma, pole ootamine enam võimalik. Võlakirjad tuleb maha müüa ja kahjumid pole enam teoreetilised. Silicon Valley Bank näitas, kui kiiresti see surmaspiraal käivitub. See võttis vaid paar päeva. Buffett tunneb panku paremini kui peaaegu keegi teine. Ta päästis Bank of America oma enda rahaga. Ta nägi, mis tulemas on ja siis ta lahkus. 2 aastat jälgisid kõik pööratud tulukõverat. Lühiajalised võlakirjad andsid rohkem tulu kui pikaajalised. See muster on eelnenud peaaegu igale kaasaegsele majanduslangusele. Aga pöördumine on sageli vaid hoiatus. Tõeline probleem kipub saabuma hiljem, kui kõver hakkab normaliseeruma ja majandus jõuab järele sellele, mida võlakirjaturg kogu aeg märku andis. Kujuta seda ette maavärina hoiatussüsteemina. Pöördumine on varajane värin, pikk ja madal mürin, mis annab märku, et surve kasvab. Kõik valmistuvad mürina ajal. Kuid tõeline kahju, see osa, mis hooned maatasa teeb, tuleb siis, kui värisemine lõpeb ja maa äkitselt paigale jääb. See paigale jäämine on pöördumise lõppemine. USA kõver jõudis täpselt sellesse faasi 2024 aasta lõpus, liikudes 2025 aasta jooksul ja 2026 aastasse tagasi normaalsuse poole. 2022 ja 2023 aasta rekordiline pöördumine on nüüd hakanud lahtuma. See on sama järjestus, mis ilmus enne 2000 ja 2008 aasta majanduslangusi. Mitte sellepärast, et normaliseerunud kõver ise oleks ohtlik. See on ohtlik selle tõttu, mis seda tavaliselt põhjustab. Kõver normaliseerub siis, kui Föderaalreserv hakkab intressimäärasid langetama ja Föderaalreserv ei tõmba hädapidurit siis, kui tee on vaba. Kõvera normaliseerumine ei ole tormi põhjus. See on tõestus sellest, et need, kellel on kõige rohkem andmeid, on otsustanud, et olukord on tõsine ja nad näevad pragude tekkimist reaalajas. Selleks ajaks, kui häire lõpeb, on nad otsustanud, et maa hakkab liikuma. Ja tavaline investor, tema vaatab, kuidas kõver normaliseerub ja tunneb kergendust. Tema jaoks on see hea uudis. Vaadates kogu ajajoont, muutub pilt selgeks. Tööhõive hoiatus ilmus 2024. Poinaastal Buffetti suurimad müügid toimusid umbes samal ajal. Tootluskõver hakkas taas normaliseeruma. Pangad istusid endiselt intressimäärade šokist tekkinud kahjumite otsas ja kvartalist kvartalisse kasvas Berkshire'i rahahunnik aina edasi. Iga ühte neist asjadest võiks eraldi vaadelda kui ebaolulist, kuid koos selgitavad need, miks Buffett ei käitunud nagu keegi, kes arvab, et riskid on möödas. Ta müüs. Ta kogus raha ja jätkas seda isegi siis, kui turud jõudsid uute tippudeni. See ongi oluline, sest Buffett ei ole tuntud krahhide ennustajana. Ta on tuntud selle poolest, et ta keeldub maksmast homseid hindu juba täna. Ja 2026 aasta alguseks hoidis ta peaaegu $400 miljardit, oodates midagi, mis tema arvates oli ootamist väärt. Nüüd jõuame Buffetti lõppmänguni. 2024 aasta lõpuks oli Berkshire'i riigikassa võlakirjade portfell kasvanud umbes $288 miljardi. See oli rohkem lühiajalist riigivõlga, kui Föderaalreserv ise tol ajal hoidis. 2026 aasta esimeseks kvartaliks oli Berkshire'i kogu rahavaru lähenemas $400 miljardile. Buffett on kogu oma karjääri jooksul investoritele rääkinud, et raha on pikaajaliselt halb vara. Miks ta siis äkitselt oli tal seda rohkem kui kunagi varem? Vastus on see, et Buffett pole kunagi pidanud raha investeeringuks. Tema jaoks on see ostujõud. Kui varad muutuvad kalliks, tundub raha laisalt seisvat. Kui varad muutuvad odavaks, muutub raha väga kiiresti väärtuslikuks. Ta on seda varemgi kasutanud. 2008. aastal, kui ülejäänud finantssüsteem otsis meeleheitlikult likviidsust, oli Buffett üks väheseid, kes suutis seda pakkuda. Ta andis Goldman Sachsile $5 miljardi suuruse päästerõnga. Tingimused olid nii head, et neid õpetatakse siiani ärikoolides. Ta sõlmis sarnase tehinguga General Electricuga. Tal oli raha käepärast ja julgust seda kasutada. Ta ei ennustanud 2008. aasta krahhi, ta oli selleks lihtsalt valmis. Mis nüüd erineb, on sõjakassa suurus. 2008. aastal tegutses ta kümnete miljarditega. 2026 aasta alguseks oli see hunnik kasvanud umbes 400 miljardini. Ja ta kogus selle teadlikult, just tõusuturu tipus. Ta ei kogunud seda kokku kriisi ajal. Ta kogus raha samal ajal, kui kõik teised seda kulutasid. Ja siis andis ta Greg Abelile laetud relva ja ühe käsu. Oota. Ja see üleandmine ise on osa sõnumist. Mees, kes tõesti usub, et head ajad kestavad igavesti, ei astu tagasi. Ta ei kuluta oma viimast aega juhina kõike rahaks tehes. Ta investeerib.
aga Buffett soovis kaitsta Berkshire Hathaway'd ja anda sellele kindla aluse. Ta tahtis, et see püsiks püsti, ükskõik kes võtmeid hoiaks, kui rasked ajad saabuvad. See ongi selle külm, halastamatu geenius. Kõik teised näevad meest, kes jääb lõbust kõrvale. Tegelikult ehitas ta midagi palju lihtsamat ja hirmutavamat. Ta ehitas seda kvartaal kvartaali järel, samal ajal kui kõik teised peole läksid. Nüüd ootab Buffett, millal muusika lõpeb. Mis on siis see, mida Warren Buffett teeb teistmoodi, mis teeb ta nii edukaks? Saa teada videos, nii teenis Warren Buffett $85 miljardit. Või klõpsa sellele,